Ma vist ei taha teie käest küsida kõige viimast küsimust. Sest ta nagunii otse ei vastanud sellele, kellega te koostööd teete, aga tundub, et te olete koostöövõimelised ja altid siin Rakvere linnas nii või naa. Sõltuvalt valimiste tulemustest. Aga kui me vaatame siiapoole, siis me näeme, et Rakvere linn ei ole üldse apoliitiliselt meelestatud inimeste hulk, vaid väga paljud inimesed, isegi siis, kui nad näitavad oma erakondlikku kuuluvust siin, on huvitatud kohalikust poliitikast ja linna tulevasest valitsemisest. Sellepärast järgmiste hetkete vältel ma lubaksin sõnavabaks küsimustele auditooriumist, linnakodanike hulgast. Jah, et mul on nagu selline küsimus, et ma siin vaatasin teid mehi ja jälgisin natukene ja mul oli selline tähelepanek, et kui kõik ülejäänud istusid äärmiselt rahulikult, Mihkel Juhkami ja Rannar Vassiljev, Peeter Võsa, Allan Jaakus ja Audo Klopet, siis ma märkasin, et teie härra Jaadla kogu aeg ketrasite niimoodi jalaga või siis tegite selliseid jalaringe. Et minu isa, kellega mul oli väga hea see soe suhe, ütles niimoodi, et inimene, kes nüüd jalaga ketrab, et ta on kas närvis või vihane. Et siit minu küsimus, et kas te härra Jaadla olete närvis või vihane? Ja miks? Need on väga huvitavad tähelepanekud, et kui te niimoodi kõnelejate alakeha oma tähelepanu pöörate. Aga mina arstipojana küll ei saa sellest ühte või teist järeldust teha nagu teie, nii et pigem see on võib-olla erinevate isikute isikuomadused, mis te välja löövad, aga ma soovitaks keskenduda ikkagi sellele jutule, mis räägitakse. Et sealt võib-olla on suurem sõnum kui sellisest jala- ja kehakeelest, nii et selle inimeste kehakeele analüüs, võib-olla te olete selle materjali ilusti kõik videosse võtnud ja ilmselt ilmub ka mingisuguses väljaandes, mida aeg-ajalt kuskil keegi võib-olla tsiteerib, aga ma ei näe siin küll sellist probleemi, et võib-olla saate ka kolleegide kehakeele läbi analüüsitud ja saab ka ühe võib-olla raamatu välja anda jälle. Aga ma pean olema julm moderaator, et Rakvere linn. Mul on linna kohta üks järgmine küsimus täpselt. Laseme selle küsida. Ja Andres Jaadale jälle, et hea küll, kehakeeles, aga siis nüüd nagu tõesti linnavalitsemist puudutav küsimus. Et öelge palun täpselt, kui palju linnaraha on kulunud teie ametiaja aja jooksul teie välisreisidele? Linna eelarve kinnitab volikogu. Seal on ette nähtud volikogu ja linnavalitsuse monteeringukulud. Need on raamatud, mis välja võetavad ja need summad ei ole proportsionaalsed. Te ise ei mäleta? Ma ei saa ju aastate jooksul need numbrid, kas ta on mingi 60 000 on see aasta eelarve või ma need numbrid täpselt ei tea, aga igal juhul ma võin kinnitada, et nendest välisreisidest linna toodud tulu on kordades ületanud seda eelarve kulu, mis on linn katnud. Ainuüksi näiteks summa maailmameistrivõistlustega toodi linna üle 3 miljoni krooni raha ja kindlasti ma ei ole reisinud 3 miljoni krooni. Nii. Ma ei tea, kas küsimus sai vastatud või mitte, aga kas on veel küsimusi? See oleks parem, et näe. Ja kuulan. Minul on 3 probleemi. Ma olen ise siit Taarovainu. Osati Taarovainu linnaosast, osati südalinnast, nii et 2 pool nagu olude sunnil liigun. Ja nüüd on küsimus, vaadates seda teie debatti seal televisioonis, siis väga ilusasti ma kuulasin järgmisel pühapäeval, kui ajakirjanikud ütlesid, et Rakvere mehed astusid ämbrisse selle bussiliikluse osas. Ja ma nüüd küsingi seda, et see linnaliini bussidega on meil päris tõsised probleemid, et vaatad meil nüüd kell on praegu 8. Viimane buss praegu linnast tuleb. Meie istume nüüd siin ja nüüd küsin, kuidas meie saame osa võtta kultuurist, mis näiteks teater näiteks, mis lõpeb hoopis hiljem, kui me ei saa minna koju ja tähendab, meil ei ole kõigil autost.
me ei ole kõik autoomanikud, vanemad inimesed näiteks samuti sinna Tõrma poole minnes, Moonakülla poole minnes, Piirale minnes, number 2 buss käib ainult 2 korda päevas vist või no tähendab ühesõnaga 2 korda käib hommikul 2 raksu ja pärastlõunat 2 raksu. Number 1 käib. Ühesõnaga, mina olen sellel teemal rääkinud linnarahvaga või linnavalitsusega, need saadavad maakonda. Maakonnas tegeletakse sellega, käiakse, rääkisin oma linnavalitsuse, või tähendab linnaosa esindajaga, nagu peaks olema, see linnaosa üle. Ema ütleb siis selle peale, et sellega tegeleb maakond ja kakeldakse maakonna tasemel ja linnavalitsuse. Vald ja linn kaklevad sellepärast, et kuhu maani buss võiks sõita. Kas Tõrmasse tohib sõita või ei tohi. Tõrma on juba vald, sinna mitte ei sõita. Ühesõnaga teeme ringi ära, sealt Lilleoru poest tuleme siia Tammiku tänavale tagasi, Tõrmasse mitte. No andke andeks, Tõrmas on ju surnuaed, väga paljud inimesed peavad ju surnuaed käia. Kas teil oli see, teil oli 1 3-st? Siin on tähendab, see oli 1 3-st. Ühesõnaga linnabussi... Tegelikult siit kerkib palju suurem küsimus, nendele ka sähvatas, aga öelge te siit 2. Et see linnabussi liiklusega on see, et eriti näiteks laupäev, pühapäev käib number 3, see on ainukene buss, mis niimoodi ka käib siit kandist, käib kella 3-ni. Rakvere linn ja Rakvere linna ümbritsevad vallad peaksid tegema tihedamat koostööd. Praegu on probleem bussiliiklus, tegelikult on sama probleem vesikanalisatsioon, seal on hulga probleeme, kergliiklusteed, seal on probleem, et siin see koostöö on olnud ilmselt kas siis nigelavõitu või on võimalik siin seda koostööd parandada igal juhul. Siis teine küsimus mulle näiteks seesama linnaliikumine, et sotsid tulid välja ideega, et teeme jalgrattateed. Et praegu on nüüd see Lilleoru poest, Lilleoru poodi, ütleme näiteks, ma elan praegu Tarovainus, eks ole. Lilleoru poodi tahan minna. Ühtegi poodi meil lähedal ei ole. Bussiliiklusega on probleem. Lilleoru poodi on kõige lähem. Nüüd, kui me sealt hakkame tulema, siis seal alguses on see asfalttee, kaob ära, siis võiks terviserada mööda tulla. Tulge praegu terviserada mööda pimedas. Kui teil on kott käe otsas 10 kilo võib-olla peaaegu, eks ole, et saate süüa tuua, käe otsas peate tooma. See oli teine terviserada. Teine küsimus, et mitte niivõrd terviserada, vaid jalakäijatel võimalikud käimise kohad. Tahan õhtul tulla Tammikust kaudu. Tammiku kaudu sinna... Ilmselt näiteid teatakse, et jalakäijate võimalused terviserajal ja 3. küsimus oli teil ka. See ma tahan rääkida teile, saate päris aru. Terviserada meil on okei. Ainult et küsimus see, et kuidas ma saan pikalt tänavalt näiteks siia Tammiku tänava otsa. Talvel, eriti kui Tammikust läbi tulev tee on kitsas, on hangesid täis, autod sõidavad, jalakäijal pole seal kohta ja pimedast peame tulema. Et väga ohtlik on, liiklusohtlik. Ääretult liiklusohtlik on see. Ole lihtsalt võimalus tulla õhtul. Sellepärast ma jälle lähen asi sinna bussi poole. Et ei saa õhtul liikuma. Ja 3. moment, see on nüüd nagu roheliste poole. Et rääkisite kombijaamadest. Neid ma olen kuulnud ja nende asjadega nagu natuke ka kursis, mis maailmas mujal tehakse. Väikesed eramuud, me ütleme need, eramajade piirkonnad, linna äärtes ja need. Väga paljud tahaksid minna kohapealsetele kaugkütte võimalustele. See tähendab, et kombijaam, mingisugune seal kandis, seal piirkonnas võiks olla mingisugune niisugune jaam, kus oleks võimalik saada kaugkütte teel oma eramajja soojust. Mitte ei pea me igaüks tossutama oma võimalike igasuguste kütmisvahenditega. Naabrid näiteks, võib-olla mõni naaber põletama oma plastikpudeleid seal. Aiseb, tossab, mõni peaneb mingisugust, mõnikord on nii, et pane hing kinni, eks ole. Kuidas organiseerida sellist küttesüsteemi ka eramajadele ja just eramajadele näiteks, et nendes piirkondades, näiteks Soomes ma tean, Üvaskülas käisin, väikest, kõik eramajad on kõik kaugküttesüsteemis ja oma väike kohalik katlamaja. Miks meil ei võiks olla? Aga kuidas me teeme järjest? Vastame sellele ära ja läheme siis ligipääsuskeemide juurde erinevates linnaosades.